Tervitus! Kuidas sinul on rahaasjadega? Ja võib-olla oled suvel sa saanud selle peale mõelda. Mina kindlasti olen ja paratamatult ma mõtlen nendele teemadele kogu aeg, aga mul oli siin mõnda aega tagasi uue ettevõtmise Revenue Identity Founding Memberitega jõukuse teemaline koolitus, mida ma siin lahkesti neile juurde lubasin ja see oli väga äge koolitus, mida mulle endale meeldis ka teha. 3 tundi tegelikult suuresti fookuse teemat, kaasa arvatud statistikat, kus siis eestlased nii-öelda on tublid ja mis vajaka jääb ja nii edasi, et see oli minu jaoks ka nagu rohkem sellist fookust avav. Ja ma mõtlesin, et ma räägin, mitte nüüd seda koolitust ma ei hakka siin edasi andma, jah, see oleks liiga pikk, aga kui oluline on tegelikult see, et kus me oleme jumala mööda pannud mingite rahaasjadega. Kui me mõtleme selle peale, et me tahame olla vabad, me tahame olla jõukad, me ei pea olema rikkad selles mõttes kõik miljonärid, aga vot siin ongi, mis vahe on rikkusel ja jõukusel. Rikkus on see, kui palju sul on raha või asju, raha kontol näiteks on ju, või asju. Aga see on see, et kui sul ei ole süsteeme taga, siis raha ühel hetkel kulub ära. Ehk siis niimoodi. Aga jõukus on siis, kui palju sa suudad hoida seda elustiili, mis sul täna on. Kui sa kaotad töö või näiteks su ettevõte läheb nässu või paljud siin, kes te kuulate, olete ise endale tööandjad või väga väiksed tegelikult, sa ei saa tööd teha näiteks mingil hetkel. Et kui kaua sa siis saad hakkama, see on jõukus. Ehk siis rikkus ja jõukus vahe, eks. Ja kui palju me tegelikult oleme õppinud keskenduma rikkusele ja sellele, et saaks aga rohkem raha, saaks aga rohkem käivet, saaks aga rohkem, ma ei tea, isegi minu pärast rohkem aktsiaid osta või fonde või mida iganes. Aga mina võtan seda ikkagi kõike nagu rikkusena. Ehk siis ühel hetkel, kui ma seda enam taga ei aja, siis kõik kaob, eks. Ja minu jõukus tegelikult, võib-olla ei ole nii hea, on ju. Jah, kui mul on, öeldakse investeerimismaailmas ka, et kogu omale seda puhvrit ja nii edasi, aga see puhver ühel hetkel saab otsa, kui sa ei vali või kui sa ei saa näiteks tööd teha, eks. Ja see on minu, see aina kasvab ja kasvab, ma olen kogu aeg mõelnud, et need süsteemid ja nii edasi, aga see, ma tunnistan, et mina samamoodi olen olnud siiamaani pimesi selle käibe kasvatamine ja jumala eest võtnud ju ette aina suuremaid projekte kinnisvaraarenduses ja nii edasi, et saaks aga teha, et vot siis tuleb, on ju. Aga vaata, siin tulevad mängu see financial set point, rahamustrid ja nii edasi. Ja no ei tule, eks. Et see ei ole see jõukus ja siis ma saingi aru, et oot, Liina, sa oled jumala valele asjale keskendunud. Ja me kõik oleme sellele valele asjale keskendunud. Me ei keskendu jõukuse kasvatamisele, me keskendume rikkuse kasvatamisele. Oleks mul rohkem ja siis, see destination thinking või sihtkohas mõtlemine, sellest ma olen juba rääkinud, eks. Aga kasvatada, minu võttes veel just varasid, mis toovad, mitte mis ei seisa niisama, vaid toovad sulle ka seda igakuist raha liikumist, on ju. Ja ikkagi mina olen suur ettevõtluse fänn, ettevõtlus kui selline, et sa lood süsteemi, mis töötab sinu jaoks, on ju. Ja ma olen teinud tööd väga tublide ettevõtetega, kellel on ka meeskonnad ja nii edasi, aga kui see ettevõtja ise tuleb sealt välja sellest ettevõttest, siis need süsteemid varisevad kokku, ehk siis palju on meie kui ettevõtja peale ehitatud. Ja me ettevõtjatena oleme tihti keskendunud ikkagi sellele käibe kasvatamisele, saaks rohkem kliente, saaks rohkem käivet ja nii edasi, et siis seal justkui on nagu lahendused. Ei ole. Tihtipeale, jah,
omada suuremaid käibeid loob meile sellel hetkel võimalusi, aga ta ei ole pikas perspektiivis toimiv, kui seal ei ole head süsteemi taga. Ja aina rohkem mina mõtlen süsteemselt ehk siis ja selliselt, et kui mind ei ole, kas see töötab siis ka, kas see töötab endiselt edasi, kui mis iganes olukord on ju, ja ma saan edasi ja millised on need ärid, mis siis on pikaajaliselt kestvad, eks. Et ettevõtluses ka meil on elustiili ettevõtted ja meil on sellised nii-öelda tavalised ettevõtted, mis tegelikult süsteemselt kasvatatuna toodavad meile rohkem, on ju. Et toodavad pikamaajalisem rohkem, see on suhteline. Aga vot siin on ka ettevõtjana me peame mõtlema, kas me tahame olla elustiili ettevõtjad või me tahame olla need, kes kasvatavad vara, on ju. Ja täitsa teadlikult ja kui palju siin hakkavad emotsioonid mängima, vot see on ka minu jaoks olnud hästi huvitav asi, kui palju meil hakkavad emotsioonid mängima ja siis sa näedki tagantjärgi, kui palju mina olen ka ettevõtjana väga palju emotsionaalselt kinni olnud ja me teeme neid valikuid kogu aeg emotsioonide pealt, et see on olnud, ühesõnaga suvi on olnud täis minu jaoks suuri taipamisi. Aga just nimelt, kuidas sa, see käibele ja sissetulekute kasvatamisele programmeeritus on meil maast madalast sees, on ju. See tuleb sellest, et õpi paremini, siis sa saad parema töökoha, sa saad minu pärast paremad kliendid, on ju, et kellel on ettevõtlusõpe olnud kodus, on ju. Õpi, tee, rahmelda ja siis oled suurema käibega ja nii edasi. Aga keegi meid otseselt ei õpeta süsteeme arendama, et ettevõtluskoolitustel ka meile õpetatakse turundust, meile õpetatakse müüki, vaata need oskused läbi. Ma eelmine nädal saatsin uuesti selle Kordur 5 sammu rahaorjusest väljumiseks seal, mida me tegelikult peaksime õppima. See on selles mõttes nagu minu jaoks on mind blowing, et millele me üldse oleme keskendunud. Ja mida teadlikumaks me tegelikult saame, mida rohkem rääkida tegelikult just nimelt sellest süsteemsest varast, on ju. Kui ma siin enne jäin rääkima, mis asi see süsteemne või see jõukuse allikas võiks olla, on ju, et on ettevõtted, mis töötavad potentsiaalselt ilma sinuta süsteemselt ja kinnisvara on kindlasti üks asi ja siis dividendiaktsiad, on ju, et mis võiksid või fondid, et me võiksid tuua meile tagasi, et need, mis toovad sulle raha tagasi, ühesõnaga. Et pikas ajas, ma ei tea, kulda investeerimine, mina ostsin mõned aastad tagasi kulda, on ikka tohutult on kasvanud viimaste aastatega, on ju. Liiga vähe ostsin. aga ühesõnaga enda jaoks ja investeeringutega nagu ikka, on ju, et kus on sinu huvi, mida sa tahad ise, et seal ei ole ainult raha taga, vaid on, kuhu sa tahad ise areneda, nii edasi, et mis sulle endale huvi. Mina olen ettevõtluse ja kinnisvara inimene ilmselgelt, et mis ei tähenda, et ma ei hajuta riske, aga kus mu suurem fookus läheb, ja kus on minu nii-öelda siis mõtteenergia ja kõik see. Aga kui sa oled väike tegija, siis kindlasti tasub mõelda, et mis nüüd saab siis, kui mina ära kaon või ei saa tööd teha või ma ei vali tööd teha või seda tööd enam teha, mis siis saab. Ja kui sa oled juba see, et sul on ettevõte ja mina soovitan sul enda käest küsida ja sul on meeskond ka, eks, võib-olla abilised, mis iganes moel lepinguga, see ei ole oluline. Sul on inimesed, kellega koos, kes aitavad sinul sinu visiooni ellu viia. Mina soovitan endalt küsida seda, et millal ma olen sealmaal. Ehk siis millal on see, et ma ei keskendu enam käibe kasvatamisele, on see siis sinu isiklik käive sealt ettevõttest saadav või see on ettevõtte käive, on ju, et vaid ma keskendun vara loomisele, ja siin on suur vahe, kas me keskendume, kus saab rohkem kliente ja nii edasi või sa ei pea üldse suurelt alustama. Mis on minu puhul ka välja tulnud, on see, et kui ma ettevõtluse kunagi läksin, see olid ikka ambitsioonid, ma olen kogu aeg olnud ambitsioonikas inimene, aga ikka, et miljonites käive ja ikka, et kuidas selle, ikka esimese 100 000 kätte saab ja siis sealt, kuidas sa kasvatad ja miljoni pluss projektid ja vot, et siis oled tegija. Jah, need on suured asjad selles mõttes tõesti. Võib õlale patsutada, aga täna mõtlen selliselt, et
tegelikult see ei mängi üldse rolli. Minu jaoks täna oluline on see, et kui ma saan ettevõtte näiteks käima sellisel tasandil, et proovin niimoodi süsteemi käima saada, et kas ta toob mulle sisse isegi 50 eurot kuus näiteks, nagu tuua need tasemed hästi madalale. Kas see ettevõte suudab toimida ilma minuta selliselt, et ta toob mulle sisse 50 eurot kuus? Või siis on Kim Kiyosaki kunagi raamatus, tema esimene korter tõi talle sisse, äkki oli 23 või 28 daala või üldse 18 daala kuus, on ju. Ehk siis kas see süsteem, mida sa oled ehitanud ilma sinuta, niimoodi, et sa peaks iga päev seal sees olema, kas see toob sulle plussi sisse, mis iganes see pluss on. Ja siis sa saad hakata, ahah, okei, selle süsteemi ma sain nüüd tootma, on ju, ja nüüd kuidas ma nii-öelda siis võimendan seda süsteemi, on ju. Et minu fookus täna läheb hoopis sinna, ehk siis kas ma saan nüüd selle süsteemi niimoodi töötama, on ju, ja siis ma saan, ahah, okei, nii palju panin sisse, noh, siin tuleb see turundus- ja müügimatemaatika, on ju, et mida ma sinna sisse saan panna, et ma saaksin võimendada, tuua omale veel rohkem sisse, on ju. Ja kui sul on nüüd niimoodi, et see võib olla üliväike täna automaatikaga 1-2 inimest omale juurde, kes siis teevad mingeid asju, olenevalt ettevõttest, on ju, kõik see on nii sõltuv, aga pane see süsteem enda jaoks tööle ja siis vaata, kuidas seda kasvatada, aga see ei pea olema suur summa, on ju. Ja niimoodi, et see ei sõltu sinu olemasolust, eks. Et see on see kunst ja see ei pea olema nii suur. Me lihtsalt kaevame ennast ettevõtjana sinna niivõrd sisse ja kõik need kontrollimustrid ja tõestamise mustrid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Millal on see ettevõte sealmaal, et nüüd sa võid välja astuda, on küsimus endale küsida, eks. Ja kui sa ikkagi, sest käibekasvuga kasvavad kulud ja nii edasi ja kasumit me tihtipeale ei mõõda, me mõõdame käivet, on ju, vot, jah, on ju, kasum on sihuke ja kas ma selle kasumiga ka midagi peale saan hakata, on ju, või see on lihtsalt raamatupidamises näidatud kasum. Et kõik need asjad on fookuse küsimus, millele ma keskendun ja keskendu sellele väiksele süsteemile ja siin ongi ettevõtluse võlu, kui kinnisvara tundub selline lihtne asi, eks, et ostan, ma ei tea, kas ta siis on korras, teen ta korda või ehitan algusest ülesse ja siis panen ta rendile ja siis justkui midagi ei pea tegema. Natuke ikka pead tegema, sa pead üürnikega olema kontaktis, sa pead leidma nad, kui on vaja, on ju, kas sa teed aktiivsemat lühiajalist või sa teed pikaajalist ja nii edasi. Et sa pead ikkagi olema ja valmis vastutama. Aga kinnisvara jaoks on vaja kapitali, eks. Aga nüüd ettevõtte süsteemi jaoks on ettevõtteid, kus sul ei ole sisuliselt vaja kapitali, sul on vaja loovust, sul on vaja ettevõtlikkust, sul on vaja vastutustunnest, sul on vaja julgust võtta riske, minna välja ja pakkuda, müüa sisuliselt. Vot see on see müügioskus, on ju, mida meil on vaja, et rahaorjust välja saamiseks. Ja mitte ainult klientidele müüa, müük on everywhere nii-öelda. Aga ehk siis sa keskendud ennast arendada nendele teemadele ja teine asi on see, et kas see nüüd et ma kogu aeg algusest peale mõtlen kui süsteemi looja, mitte kui see, et saaks omale sissetuleku ja saaks iseennast elus hoida, on ju, vaid kas see töötab kui süsteem ja kas ma saan siit hakata potentsiaalselt järgmist süsteemi või siis ma hakkan nüüd mõtlema selle peale, et okei, väikse süsteemi sain käima, kuidas ma saan seda süsteemi kasvatama hakata, on ju. Et ja riskide hajutamiseks võin ka sulle öelda, et jõukatel inimestel on mitu sissetulekuallikat. See tähendab seda, et see on riskide hajutamine, on ju. Et minu ettevõttes ei sõltu ainult ühest sissetulekust või siis mul on mitu ettevõtet ja sealjuures ongi siis erinevad varaklassid, on ju. Et millesse sa mõtled juba laiemalt, mitte ühes kitsas selles, et ja me oleme ikkagi seal nii kindel, see ise tegemine, ise. Anna käest ära, mõtle juba algusest peale, kas ma kasvatan vara või mul on endale loodud töökoht, kus ma olen kinni. Ja veel kord, kui sa oled ise seal juba ettevõttel mingil tasemel, sul on kliendid tulevad, inimesed toimetavad, on ju, nii, kas see töötab ka ilma minuta? Alusta nädalast, alusta 2 nädalast ja nii edasi, et kuidas nende asjadega läheb.
ja kes on väga nii-öelda jõukuse kasvatamise teemas sees ikkagi, siis tasub mõelda ettevõtete peale, mis on nii-öelda igavad ettevõtted, aga väga vajalikud ettevõtted ja mõelda trendidest välja, mis on nii-öelda kõige tavalisemad, on ju. Et ja mida inimesed läbi igasuguste trendide muutumise ikkagi vajavad, et selliseid asju tasub uurida ja nendele võib-olla tähelepanu pöörata, on ju. Süsteemid trendide taga, ütleme siis, kui nii võib öelda. No vot selline, ehk siis vaata oma fookused üle ja kui sul on küsimusi, tulista julgelt, püüan oma teadmistega abiks olla. Coaching usse kutsun sind, kui sa oled päriselt valmis oma sisemaailmaga selles osas tööd tegema, et miks su rahaline olukord ikkagi ei muutu. Ja varsti alustame ka uuesti programmidega siin sügise hakul, nii et ole valvel ja kohtume siis uuel nädalal jälle uute mõtetega ikka ettevõtluse ja jõukuse loomise teemadel. Tšau, tšau!